Kohtute tegevuses on saanud väga tänapäevaseks otsuseid ette lugeda, kasutades tänapäevaseid tehnilisi vahendeid ehk video teel. Nii oli ka Tartu maakohtus, kus täna kinnitati kokkuleppe menetluses karistus Kalev Koortile, kelle poolt kureeritud narkojõuk kandis Lõuna-Eesti piirkonnas tooni päris korralikult. Kokkuleppe menetlusse jäi grupi liikmetest 4. Grupi liider mõisteti pikaks ajaks vangi. Süüdi tunnistada Kalev Koort karistusseadustiku paragrahvi 84.2 järgi ja karistuseks mõista 6 aastat vangistust. Karistusseadustiku paragrahv 68 lõike 1 alusel arvati Kalev Koortil vangistuses viibitud aeg alates 10. aprillist 2023 kuni käesoleva ajani karistusele hulka. Grupi varustada kvaliteetse kokaiiniga olid ka paljud tuntud inimesed. Kalev Koordile esitati süüdistus suures koguses narkootilise aine kokaiin käitlemises ja seda siis suure varalise kasu saamise eesmärgil. Kalev Koort oli kõige olulisem lüli, teised mehed said süüdistuse selles, et nad olid Kalev Koordilt ostnud korraga rohkem kui 3 grammi kokaiini. Kuna see kohtuotsus oli kokkuleppe menetluses, kus kõik osapooled on selle kokkuleppe tingimustega rahul olnud, siis kahtlemata olema selle otsusega rahul. Tõendid viitasid sellele, et Kalev Koort soetas 2 aastat tagasi 1,2 kilogrammi kokaiini edasimüümise eesmärgil ja sellega ta ka tegeles. Uurimine tuvastas lisaks, et sellega ta teenis kriminaalset tulu 54 000 eurot. Sellel eesmärgil arestiti talle kuulunud Mercedes-Benz 350T, mis läheb nüüd oksjonile.